Alustame Vinni-Pajuste gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusega. Palume välja lülitada mobiiltelefonid. Sõna on Vinni-Pajuste gümnaasiumi direktoril, härra Henrik Allastel. Kooliteel meist igaüks kord sammud. Koolitee on mitmeid aastaid pikk. Koolikotis pliiatsid ja kumm on, aga laabits pärast lugemik. Austatud vanemad, õpetajad, külalised. Me oleme täna siin, et tunda rõõmu ja anda edasi oma parimat soovid ning õnnitlused meile 36 noorele inimesele, kes varsti saavad kätte põhikooli lõputunnistuse. Head õpetajad, täna on teie tähtis päev. 9 aastat tagasi alustasite te kooliteed, mis teid tänaseks põhikooli lõpetamiseni on viinud. Esimest koolipäeva ja kooli lõpetamist on meil ikka tähtsad peetud, sest märgistavad meid ju olulisi pöördepunkte inimese eluteel. Kui tuntud laulusalmi read, oh kooliaeg, millal sina tuled, mul on valmis juba pliiatsid ja suled. Kätkevad endas väikese poisipõnni või plikatirtsu kannatamatut ootust ja uudishimu põneva ja tundmatu kooliaja ees, siis ühed teised meile nii tuntud lauluread. Vana valge maja siiski püsib, endiselt on selles majas kool. Keegi tänaseni küsib, vastab, numbrid nüüd on rohkem ajalool. On kantud südamesoojusest, meenutades kooliaega ja oma kooli. Kooliaeg on ilus osa elust, seda enam, et siis ollakse ise ka noor ja ilus. Just siis nõutakse piiramatut vabadust ja otsitakse siirat tundeid. Seatakse endale kompromissituid ideaale ja kõrgelennulisi unistusi, mis tavaliselt hiljem karmis elu reaalsuses kahjuks üsna sageli ära unustatakse või kõrvale tõrjutakse. Aga selles ongi kooliaja kordumatu ilu ja võlu, et on antud inimesel aeg olla noor ja vaba, et on antud aeg, mida enam mitte kunagi tagasi ei saa, isegi kui seda nii väga ka tahaks. Teie jaoks, head õpetajad, on üks osa sellest ilusast ajast otsa saanud. 9 aastat koolitükkide õppimist ja vahel ka koorustükkide tegemist on minevikku vajanud. Kui kõik kohustuslikud päevad oleks koolis käidud, peaks arvestuse järgi õppepäevi selle aja jooksul olema kogunenud 1575. Õppetundides peaks olema osaletud 9540 korral, pluss muidugi koduse töö maht. Eks ole palju. Sellise aega on mahtunud esimeste sõnade kokkuveerimine, esimesed liitmist ning lahutamistehted ning esimesed kolarlikud kirjutamiskatsetused. Aga sellesse aega on mahtunud ka viimaste lõpueksamite
ehmatavad raskete ülesannete kallal higistaminegi, mis esimesel korral sugugi mitte kõigi teie jaoks ei lõppenud positiivse tulemusega. Aga ega siis kooliaeg ei ole ainult õppimine, see on ka eneseotsingute aeg. Olete vihastanud, tujutsenud, mõistnud ja austanud, andestanud ja hoolinud. Enamus teist on kogenud juba sõpruse väärtust ja ehk ka esimese armastuse kummalist tunnet. Olete trotsinud tavapärast elukorraldust ja norme ning püüdnud elu paigutada must-valgele hinnanguskaalale. Olete küll kõrvetada saanud, aga ikka uuesti üritanud. Ja selles pole midagi imelikku või enneolematut. Te olete lihtsalt enese leidmise teekonna ühes esimeses vahejaamas. See teekond kestab veel aastaid ja vahejaamu tuleb mitmeid ning on enam kui kindel, et saate veel korduvalt kõrvetada. Saate tunda äpardumiste tusatuju, aga ka õnnestumiste tiivustust. Kindlasti arvate, et teate elus piisavalt palju ja oskate vahelt teha õigele valel. Pigem kahelge sellest. Kuna kes kahtleb, see õpib, kes õpib, see... Kuna kes kahetseb, see mõtleb. Kes mõtleb, see õpib, kes õpib, see areneb. Kohustuslik kooliaeg on otsa saanud. Seisate vabade valikute teelahmel. Enamus teist on oma valikud teinud. Osa jätkab õppimist ja arenemist siin majas, mõni aga ehk seab sammud teistele radadele. Kallid õpetajad, jätkake kindlasti õpinguid. Omaldage selline elukutse, mis on meeldiv ja jõukohane. Kas saate teadmised ja oskused keskkoolist, ametikoolist või mõnest muust õppeasutusest? See ei oma tähtsust. Peaasi, et õpite. Ma tean, et palju teie hulgast on otsustanud oma koolis jätkata. See teeb meile Vinni Pajuste gümnaasiumi õpetajatele ainult rõõmu ja näitab, et meid usaldatakse ning Vinni Pajuste koolis on võimalik omandada korralik gümnaasiumi haridus. Aga see tähendab teie endi poolt tugevat tahet ja õppimist, mitte väga lapsepõlve pikinemist. Teie hulgas on palju lõblisid õppureid, häid sportlasi ja aktiivsed inimesi, mis on oma tegevusega kuulsust ja toonud meie koolile. Tõstaksin siinkohal esile kiituskirjadega lõpetajad Reimo Arva, Mati Kesma, Liis Tammekand ja Eliise Uueli. Ja tugeva aplausi. Neljade liitega lõpetajad Gerda ja Hanna Leiter, Anneli Linde, Madis Reisi, Marelle Tammjärv, Franz Gregor Toms, Karita Turunin, Kuldar Vakker, Arvane Haanes Lipasaar ja Martin Väljaots. Paremad lõpueksamite sooritajad Marelle Tammjärv, Reimo Arva, Mati Kesma, Karel Libekas, Liis Tammekand, Eliise Uueni ja Martin Väljaots. Kooli üritusel on aktiivselt osalenud Anneli Linde, Liis Tammekand, Silvia Kuusik, Eliise Uueni, Priita Tõmme ja Reimo Arva. Tublid sportlased on olnud Anneli Linde, Arvane Hannes Lipasaar, Gerda Johanna Leiter, Reimo Arva ja Karel Libekas. Ja aine olümpiaadidel on häid tulemusi saavutanud Anneli Linde, Arvane Haanes Lipasaar, Karita Turunin, Milena Turunin, Karina Luhaväli,
Reimo Arba, Mati Kesma, Silvia Kuusik, Helena Reimann, Liis Tammegan, Eliisa Uueni ja Martin Väljavas. Ja paljud teised on olnud edukad. Suur kiitus teile, kes on täielikult pühendunud õppimisele ja arenemisele ning tänu selle saavutanud ka märkimisväärseid tulemusi. Ning veel tahaks kõigile öelda, noored, õppige vaimustusega, sest teie teadmisi ei saa teid mitte keegi ära võtta. Lugupeetud vanemad, tänan teid, et usaldasite oma lapsed meie kooli, et olite koostöö valmis ja koolisõbralikud. Ma oodan, et sellest sündis kasu neile noortele inimestele edasiste valikute tegemisel. Olge ikka jätkuvalt toeks oma lastele. Aitäh teile! Seda kummi ikka veel ei ole, mis teeb olematuks kõik me vead. Koolipoisile, ka ulakale, õpetaja soovib ainult head. Aitäh teile, õpetajad, tehtud tööst! Head õpetajad, kõige selle tarkuse ja õppimise tähtsuse juures, mis muide kõik on Jumala õige, on mul üks väike soov teile tegelikult veel. Et te nende suurte ja tähtsate asjade kõrval leiaksite aega ja oskaksite rõõmu tunda ka lihtsatest, väikestest asjadest. Lillest, laulust, vihmapiisast, naeratusest, pilvedest, lumesajast ja nii edasi ja nii edasi. Õnnitlen kõiki põhikooli lõpetamise puhul, edu teile oma unistuste ja soovide teoks tegemisel. Palju õnne teile, noored! Ja härra direktor annab kätte lõputunnistused. Üheksanda A-klassi lõpetavad Tanel Erilaid, Ats Hart Ilves, Alanis Jalak, Janno Kiik, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Ken Hendrik Kull,
Gerda Johanna Leiter lõpetas 4 viitega ainekiituskirja väga heade tulemuste eest vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, ajaloos, muusikaõpetuses, töö- ja tehnoloogiaõpetuses, kunstis ja kehalises kasvatuses. Anna-Liisa Lill, väga tubli maakondlikul ajaloo olümpiaadil, väga tubli käsitöö ja kodutuse olümpiaadil ja ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis ja käsitöös. Anneli Linde lõpetab 4 viitega Lääne-Virumaa maakondlikul käsitöö ja kodutuse olümpiaadil 5. koht, Lääne-Virumaa maakondlikul muusikaolümpiaadil 2. koht ja ainekiituskiri väga heade tulemuste eest füüsikas, muusikas, kunstis, käsitöös, kehalises kasvatuses. Arvar Johannes Lipasaar lõpetas 4 viitega maakondlikul vene keele päeval Reis Kundasse 1. koht, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest keemias, füüsikas, kehalises kasvatuses. Karina Luhaväli maakondlikul vene keele päeval Reis Kundasse 1. koht, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Kätiku Tiis Lutus, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest käsitöös. Sandra Morozov, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Regina Reinberg, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kunstis. Madis Reisik lõpetab 4 viitega ainekiituskiri väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses, töö- ja tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses. Marelle Tammjärv lõpetab 4 viitega ainekiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, muusikaõpetuses, kunstis, käsitöös ja kehalises kasvatuses. Franz Gregor Toms lõpetab lõpetab 4 viitega ainekiituskiri väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses, kunstis, töö- ja tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses.
lõpetab 4. viitega maakondlikul vene keele päeval Reis Kudasse 1. koht. Aine kiituskiri väga heade tulemuste eest vene keeles. Milena Turunin, maakondlik vene keelepäev Reis Kudasse 1. koht, aine kiituskiri väga heade tulemuste eest vene keeles. Kuldar Vaaker lõpetab 4. viitega, aine kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas, muusikaõpetuses, töö- ja tehnoloogiaõpetuses, keemias ja kehalises kasvatuses. Klassijuhataja Kirsti Nota. Üheksas B-klass. Timo Aare, aine kiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses. Reivo Arba lõpetab kiitusega piirkondlik geograafia olümpiaad 1. ja 2. koht, maakondlik keemia olümpiaad 11. koht, maakondlik inglise keele olümpiaad 1. koht, aine kiituskirjad väga heade tulemuste eest inglise keeles, eesti keeles, füüsikas, keemias, bioloogias, matemaatikas, tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses, vene keeles, muusikaõpetuses, inimeseõpetuses, kunstiõpetuses, ajaloos, geograafias ja kirjanduses. Anti Halling. Mati Kesma lõpetab kiitusega maakondlik keemiaolümpiaad 3. koht, maakondlik matemaatikaolümpiaad 4. koht, maakondlik eesti keele olümpiaad 2. koht, maakondlik bioloogiaolümpiaad 6. koht, Lääne-Virumaa maakondlik ajaloo olümpiaad 12. koht, maakondlik tehnoloogiaõpetuse olümpiaad 2. koht, maakondlik keemia viktoriin 3. koht, aine kiituskirjad väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses, inglise keeles, eesti keeles, füüsikas, keemias, bioloogias, matemaatikas, kehalises kasvatuses, vene keeles, muusikaõpetuses, inimeseõpetuses, kunstiõpetuses, ajaloos, geograafias ja kirjanduses. Ja Mati osales ka Tartu Ülikooli programmis bioloogia õpikoda. Angela Kukk, aine kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja kunstiõpetuses. Silvia Kuusik, Lääne-Virumaa koolide mälumäng 3. koht põhikooli arvestuses,
ainekiituskiri väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses ja kunstiõpetuses. Karel Lillekas, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses ja muusikaõpetuses. Mallar Ojasoo, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses ja kunstiõpetuses. Kevin Pärlin, Helena Reimann, Lääne-Virumaa maakondlik kunstiolümpiaad 10. koht ranglimine ja Lääne-Virumaa maakondlik finaal 2. koht, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest käsitöös ja kodunduses, vene keeles, inimeseõpetuses, kunstiõpetuses ja kirjanduses ja Helena osales ka Tartu Ülikooli programmis bioloogia õpikoda. Marek Rosenfeld, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogiaõpetuses. Liis Tammekal lõpetab kiitusega maakondlik bioloogiaolümpiaad 1. koht, maakondlik keemiaviktoriin 3. koht, Lääne-Virumaa koolide mälumäng 3. koht põhikooli arvestuses, ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest eesti keeles, füüsikas, keemias, bioloogias, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses, vene keeles, muusikaõpetuses, inimeseõpetuses, kunstiõpetuses, ajaloos ja kirjanduses. Osales Tartu Ülikooli programmis bioloogia õpikoda. Rita Tõnne, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Eliise Uueni lõpetab kiitusega piirkondlik geograafiaolümpiaad 3. koht, Lääne-Virumaa koolide mälumäng 3. koht põhikooli arvestuses, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles, eesti keeles, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses, vene keeles, muusikaõpetuses, inimeseõpetuses, ajaloos ja kirjanduses. Liisi Vene, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses. Martin Väljaots lõpetab 4. viitega maakondlik keemiaviktoriin 3. koht, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest keemias, tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstiõpetuses ja ajaloos. Ott-Erik Õuna.
klassijuhataja Marianne Musta. Valla haridus- ja sotsiaalnõunik Margit Tiis. Sõna on valla haridus- ja sotsiaalnõunikul Margit Tiitsul. Head lõpetajad, justkui liiga ruttu on möödunud need 9 aastat, ühtäkki on rutiinne koolis käimine läbi saanud, pead on tühjad, hinges segadus. Üks etapp eluteel on läbitud. Selles koosseisus ei viibida ilmselt enam kunagi koos. Võib-olla teeb olukord meele nukraks, sest olnud on mõnus meenutada, kuid samas kindlasti ka innustub, kuna maailmas on nii palju huvitavat avastada. Hoolimata sellest, millise tunnistusega te siit täna lahkute, igaüks teist on eriline. Me ei näe teineteise sisse. Me saame võrrelda ainult seda, mis on meie silmale nähtav. Kuid tihtilugu ei ole see kõige määravam. Lihtne on keskenduda sellele, mis on käega katsutav ja silmaga nähtav. Titanic sai enne põhja minemist 5 hoiatust jäämäe eest. Poole tunni pärast hakkas uppumatu laev kiiresti põhja vajuma. Mis juhtus? Nad unustasid jäämägede tegeliku palge. Jäämägi kujutab hästi ka kõiki meid. Suurem osa on nähtamatu. Ärge hinnake ennast ja teisi ainult selle järgi, mida on võimalik käe või silmaga mõõta. Hinnake ka seda, mis on silmale nähtamatu. Kasvage inimeseks, sõna kõige paremas mõttes. Olge ausad oma südames, mõtetes, tegudes. Tänan teid, Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetajad ja kõik töötajad. Öeldakse, et iga kuu tuntakse ära tema viljast. Teie olete teile saatmas järgmist lendu õpilasi, kuid mis tegelikult välja tuli, selgub alles aastate pärast. Täna saate võrrelda vaid neid konkreetseid teadmisi, mida te ühe või teise aine kohta olete andnud. Kuid tegelikult olete igaüks neile toredatele noortele andnud palju seda, mis on silmale nähtamatu. Tänan väga teid selle raske, kuid tänuväärse töö eest. Armsad vanemad, olen küsinud lapsevanematelt, kuidas nad hindavad põhikooli lõpetamist. Osade jaoks on see suur sündmus, mida tähistatakse rohkete lillede, kingituste ja suguvõsa kokkutulekuga. Teisel on see just vastupidi. Põhikooli lõpetamine on elementaarne ja alles inseneridiplomi saamine on tähistamist väärt. Selge on aga see, et noore jaoks on see vahva ja eriline. See on ühe eluetapi lõpp. Ühed sõbrad ja kaaslased lähevad laiali. Aitäh, lapsevanemad! Õnnitlen ja kiidan teid. Soovin teile jõudu, jaksu ja kindlameelsust. Hoian pöialt, et kõik hästi läheks. Aidake oma last õige suuna leidmisel. Toetage teda hea sõnaga. Tunnustage kordaminekut ees. Siis leiab ta ka alati tee koju tagasi. Kodu ja vanemad on lapsele asendamatud. Õnnitlen Vinni vallavalitsuse poolt kõiki koolilõpetajaid ja vanemaid, tänan õpetajaid ja koolitöötajaid suure töö eest. Soovin kõigile kaunist suvepuhkust ja parimaid valikuid edaspidiseks. Ja
Järgmisena kuulete laulu Nii kaunis ja selle esitab teile Anett Riipstoft. Sõna on 9. B-klassi klassijuhatajal Marianne Mustol. Elus peab oskama imesid tihata, rõõme tunda ja raskusi kanda, nutta, armastada ja vihata, petta saada ja andeks anda. Elus peab oskama mõista ja kuulata kõrval seisjat, kel süda on vaevas, terasid sõtkaldest välja tuulata, maasse juurdes uskuda taevast. Elus peab oskama nõuda ja paluda, trotsida karide kirjalist randa, lüüa saada ja valu taluda, aga ei iialgi alla anda. Selle lühikese ajaga, mille jooksul oleme olnud teie klassijuhatajad ja õpetajad, on meil olnud võimalus näha, kuidas kraaklevatest teismelistest on sirgunud läbi õppimise ja avastamise juba üsna täiskasvanulikud neiud ja noormehed. Teame, et üritusi organiseerides saab alati loota teie abile. Uusi ideid, kuidas koolielu paremaks ja huvitavamaks teha, on teil alati varrukast võtta. Kui vaja, seisate kõik ühe ja üks kõigi eest. Aga teiega ei ole olnud sugugi mitte nii kerge. Teie vembud, mis on nii mõnegi õpetaja juustesse paar halli karva tekitanud, need lõputud muretsemised teie lootööde kaitsmiste tulemuste pärast ja magamata ööd teie eksamite hinnete pärast närveerides. Aga kindlasti pole teil meiega ka lihtne olnud. Ja me ei soovigi vastupidist. Klassijuhatajate ja pedagoogide töö ongi teile näidata ja õpetada, kuidas peaksite mõne aasta pärast täiskasvanuellu astudes käituma, rääkima ja mõtlema.
Sinna on meil muidugi aega. Sügisel astute sisse kooli uksest, mis aitab teil valida suunda ja sihti oma edaspidises elu täiel rinnal ja kvaliteetselt elamiseks. Peate aga meeles pidama, et põhikool ja gümnaasium või ametikool on üsna erinevad. Enam ei jookse õpetajad teil iga nädala lõpus taga hinnete lehega. Nüüdsest peate ise oma koolitööde ja hinnete eest hoolt kandma ja nende eest täiel rinnal vastutama. Samuti tulete õpetajad teile enam iga tund meelde, et teil on esitamata üks essee või tegemata mõni tunnikontroll. Küll aga muretsema ikka teie käekäigu pärast. Oleme endiselt tulemas teie jaoks. Kui mõni mure on nii kõva pähkel, et üksi seda katki hammustada on raske. Siinkohal tahaksime soovitada lastevanematele, et kuigi teie laps on sügisest gümnasist, siis on esimene aasta ja mingil määral kindlasti ka järgnevad, see kõige keerulisem tema jaoks. Olge olemas lapse jaoks, kuulake ta ära ja toetage tema õpingutes ja tegemistes. Mida teie soovida, kallid lõpetajad? Astuge kindlameelselt tema unistuste poole. Elage rõõmsalt ja positiivselt. Inimene on siis õnnelik, kui tal on oma tee, mida mööda käia ja oma unistused, mille nimel elada ja edasi minna. On raske käia oma teed ja proovida ümbritsevast survest mitte välja teha. Veel raskem asi elus on jääda iseendaks. Ütleme teile üht. Elu on lühike. See tähendab, et ei maksa oodata, et kõik toimub iseenesest. Kui midagi tahate, siis püüdke selle poole. Tehke see teoks. Teil on õigus, tegelikult ka kohustus, olla õnnelik. Imelist rännakut teile, kallid lõpetajad. Tervitama tuleb 8. klassi õpilane Karmen Kukk. Armsad lõpetajad, lapsevanemad ja külalised. Täna on meil kõigil hea meel saada osa teie lõpetajate ühest elu tähtsaimast päevast. Usume, et igaühel teist on väga palju emotsioone, osadel kindlasti kurbust lahkumise tõttu, paljudel aga rõõmu ning ärevust edasise koolitee ja valikute pärast. 8 aastat oleme saanud teile alt üles vaadata. Te olete olnud meile suureks eeskujuks nii ühtekuuluvate klassidena kui ka erakordsete tulemustega õppetöös ja ka spordis. Leiame, et ei eksi, kui ütleme, et teie klassid jäävad meelde inimestele vägagi mitmetel põhjustel. Võiksimegi jääda loetlema teie legendaarseid ning suuremeelsust näitavaid tegusid. Teie omapärane huumorimeel ja kohatine lapselikkus on toonud siin koolis paljudele naerusuule. Oleme hetkel kadedad ja ootame väga seda päeva, kui täpselt aasta pärast istume siin meie. Ootame huviga teie tulevasi saavutusi ning kordasaatmisi edasises elus ja õpingutes. Ja kindlasti loodame teist kohtuda sügisel siinsamas VPG-s, sest paljud teist jätkavad õpinguid gümnaasiumis. Saatku teid edu igas ettevõtmises. Lastevanemate nimel on sõna proua Riina Lindel. Kallid lõpetajad, head lapsevanemad, tõusen ülespoole, siis kuuleb paremini. Head lapsevanemad, sõbrad ja sugulased, lugupeetud õpetajad. Tänasel päeval lapsevanematena oleme uhked ja rõõmsad. Meil on selline tunne, nagu oleksime ise selle suure töö ära teinud. Ja need teie hinded, need oleksid nagu ka poolesti meie omad. No, olime ju meie need, kes muudkui virisesid ja vingusid. No kaua sa istuid seal arvutis? No aga sa ei võiks juba seal telefoni näppimise ära lõpetada. No varsti on eksam tulemas ja mida sina teed? No kaua võib niimoodi? No me võime ju maalida sellise ilusa
pildi, et me oleme väga suure ja raske töö ära teinud. Just, et teie hinded nii suurepärased olid. Aga tegelikult on asi nii, et me oleme nõus Galileo sõnadega. Sa ei saa kellegile midagi õpetada. Saab ainult aidata see õpisoov endas üles leida. Nii et kallid õpetajad, tegelikult olete te kõik need hinded ise välja täie õigusega ära teeninud. Selle õppimise soovi ülesleidmisel tahame öelda suur tänu õpetajatele. Oma seniste õpingute jooksul olen aru saanud, et üks suurimaid väärtusi meie elus on omada head õpetajat. Et oma 4 lapse koolijuttude põhjal ja lahtiste uste päevadel kuulatud tundide põhjal võin öelda, et meie lastel on olnud õnne kokku puutuda väga mitme väga hea õpetajaga. Tahan öelda õpetajatele aitäh selle eest, et te mõistsite meid lapsevanemaid, kui me rääkisime suure kirega oma suurepärastest kullatükikestest. No kuigi need kullatükikesed alati käitunud just kõige paremini. Aitäh, lõpetajad, et te olete just sellised, nagu olete. Oma pööraste ideedega, omapäraste probleemi lahendustega ja siis veel see teie kirjakeel, mis on väga huvitav ja pidevalt veel ikka imestust tekitab. Aitäh, et ei ole lubanud meil tarduda halli argipäeva, vaid hoidnud meilt ikka erksana. Iga hetk võib ju tulla mõni üllatus. Aga pidage just meelde, ükskõik mida te ka teete, meie jaoks olete te ikka kõige kallim parandus. Ja muideks, edasiõppimise puhul on garanteeritud 3 aastaks peapari. Oma kaaskannatajatele, lastevanematele tahan öelda, me oleme olnud tublid. Ja nagu mu kursusekaaslase laps ütles kunagi nooruses, et kes kaua elab, see kaua kannatab. Soovin kõigile värvirikat elu. Aitäh! Sõna on lõpetajatel. Lugupeetud õpetajad, lapsevanemad, külalised ja armsad lõpetajad. Mul on siiralt hea meel, et te kõik täna siin meie ees istute. Vinnipajuste gümnaasiumi värsked põhikooli lõpetajad, nii rõõmsad ja rahulolevad. Tänane päev on meie jaoks tubli eneseületuse tulemus ja uute võimaluste algus. Ajad muutuvad ning õpetajad vahetuvad. Igaüks meist on aga vorminud meie kooli nägu. Oleme kujundanud oma lehekülje Vinnipajuste gümnaasiumi ajalooraamatus. Meenutagem üheskoos, kuidas astusime 9 aasta eest harilikult ema ja isa käe kõrval oma esimesse klassiruumi, kus ootas meid õpetaja, kellega koos jagasime nii rõõme kui ka muresid. Nende aastate jooksul oleme saanud palju targemaks, julgemaks, leidnud palju sõpru ja veetnud koos toredaid aegu. Oleme sirmunud tublideks neidudeks ja noormeesteks, kes vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Usun, et meiega pole olnud sugugi lihtne, kuid õpetajad on sellega hakkama saanud. Me ei ole näide ideaalsest klassist või suure õpihimuga õpilastest. Me ei ole ka omavahel perfektselt läbisav klass, kuid rasketel hetkedel andsime alati kokku. Oleme koos veetnud palju toredaid hetki, alustades siis algklassides käidud piisonifarmist ja toolselt peetud aardejahist ning lõpetades selle aasta Rootsi kruiisiga.
meie klassi õhtud ning hommikud on olnud parimad tänu poiste fantastilistele ideedele. Kui palju tülisid ja probleeme meil omavahel olnud ka poleks. Tagasi mõeldes oleme me ju ikka üks superäge klass. Ja ka paralleelikad on meil toredad, vaatamata meie 2 klassi vahelistele kiskumistele. Ka meil, B-klassil, on need 9 aastat nüüdseks selja taha jäänud, kuid meiega jäävad alatiseks mälestused koos veedetud hetkedest. Oleme koos vallutanud nii kõrgeid puid kui ka teatri- ja kinosaale. Muidugi on selle pika aja jooksul ka muresid ette tulnud, kuid rasketel hetkedel oleme üksteise toel pea püsti hoidnud ning vapralt edasi liikunud. Ja nagu Karita ütles, paralleelikad on meil toredad. Soovime tänada kõiki õpetajaid, kes meile elutarkust jaganud on. Aitäh õpetaja Mare Akkel. Tänu teile on meie tüdrukud palju sportlikumad ja paindlikumad. Aitäh õpetaja Tiit Transtok, et tegite meie poistest tublid sportlased. Aitäh õpetaja Evi Alue, et vaatamata meie vähestele inglise keele oskustele meie suhtes lootust ei kaotanud ja meiega kõvasti tööd tegite. Aitäh õpetaja Marge Kuljavin, et meie eesti keelt võimalikult palju parandasite ning tunnid huvitavaks tegite. Aitäh õpetaja Mart Pitsner toredate eesti keele tundide eest. Oleme teile tänulikud teie ühe peamise reegli eest. Spikerdada tohib, aga vahele jääda ei tohi. Aitäh õpetaja Rein Leichter, et olete meie poistele õpetanud ehitamist ning meheks olemist. Aitäh õpetaja Margarita Leok, et meile vene keele selgeks tegite või siis mõne puhul lihtsalt teha üritasite. Aitäh õpetaja Rein Murs, et õpetasite meile erinevaid valemeid ja tegite selgeks, et luuavarast pauku ei tule. Aitäh õpetaja Marianne Musto, et tegite selgeks meile inglise keele ja aitäh, et tegite tunnid huvitavaks oma Škodast rääkides. Aitäh õpetaja Timofei Abutšev, et muutsite meie päevi helgemaks oma reisikogemustest ning Kanadast rääkides. Aitäh õpetaja Jaan Nõmmik, et tegite meie ajalootunnid huvitavaks oma kogemustest rääkides ning aitäh, et jagasite lahkelt kommi. Aitäh õpetaja Maie Nõmmik, et tegite selgeks meile Eesti poliitilise elu ning tänu teie ettearvamatutele kontrolltöödele õppisime omandama mitme tunni jagu materjali 5 minutiga. Aitäh õpetaja Katrin Pall, et meile muusikaajalugu ning erinevaid muusikastiile õpetasite. Tänu teile astume järgmisel aastal kümni, lauldes selgelt Eesti hümni. Aitäh õpetaja Anneli Vahesalu, et meiega erinevaid keemia- ja füüsikakatseid tegite. Ilma teieta ei teaks me, et H2O on võta ja joo. Aitäh õpetaja Rutt Nurk huvitavate bioloogiatundide ja selle rõõmsa keksimise eest. Aitäh õpetaja Siiri Seljamaa, et õpetasite selgeks meile Eesti ja Euroopa kaardi. Nüüd ei eksi me ilma GPS-ida reisides kindlasti ära. Täname ka neid õpetajaid, kes meil tänavu aasta ei õpetanud, kuid andsid eelnevatest aastatest käesolevasse aastasse kaasa palju uusi teadmisi. Aitäh, et olete meid õpetanud, meisse uskunud, meid toetanud ning terve selle aja meie kõrval käinud. Oleme aastate jooksul kogenud, et kõik meie 3 klassijuhatajad on meist hoolinud nagu oma lastest. Kõik nad on kuulanud meie muresid ja rõõme. Kõik nad on meid aidanud nii palju kui võimalik. Sooviksime neid eraldi tänada. Õpetaja Sirli Vahula. Mäletame, kui 2007. aasta 1. septembril oma esimesse klassiruumi astusime ning teie meie koheselt nii rõõmsalt ja hoolivalt suhtlesite. Aitäh, et olite meie kõrval need kõige raskemad esimesed aastad. Aitäh, et juhatasite meid sellesse kooliellu ja muutsite meie esimesed kooliaasad lõbusateks ning huvitavateks. Täname kannatlikkuse, mõistmise ja hoolivuse eest. Me ei unusta teid kunagi. Õpetaja Kristel Jaska.
olite üks energilisemaid õpetajaid siin koolis ning nakatasite selle energilisusega ka meid. Mitte ükski teie klassijuhataja tund ei möödunud naljata. Esimestel aastatel oli teil meiega ikka kõige raskem. Olime ju kubekad ja tekitasime nii teile kui ka teistele õpetajatele palju probleeme, millega teil tegeleda tuli. Vahel siiani naerame klassiga neid aegu ja teie nalju. Täname kannatlikkuse, mõistmise ja hoolivuse eest. Me ei unusta teid kunagi. Õpetaja Kirsti Nota. Meie klassijuhatajaks alles sel aastal ja võtsite meid kohe omaks. Olete meile korduvalt öelnud, et hoolite meist nagu oma lastest. Me teame, et ei olnud lihtne vaadata meie negatiivseid hindeid, tegemata töid ning põhjuseta puudutud tundide arvu lõpuklassis. Aitäh, et ajasite meid taga ning pidevalt kordasite, mis meil tegemata on ning kui tähtis on koolis käimine. Aitäh, et aitasite igal ühel meist see eluetapp ületada. Aitäh, et ei jätnud meid oma muredega üksi. Aitäh, et lasite teid usaldada ning leidsite usalduse ka meis. Täname kannatlikkuse, mõistmise ja hoolivuse eest. Me ei unusta teid kunagi. Ka meil on nende 9 aasta jooksul olnud 3 klassijuhatajat, kes kõik on meile nii mõndagi eluks kaasa andnud. Meie kõige esimene õpetaja Agni. Aitäh teile, et suutsite olla meie kõrval need 6 aastat nii heas kui halvas. Hommikuti klassi astudes tundsime alati, et oleme siia oodatud. Me jääme alati mäletama teie aegumatuid väljendeid. Tee puust ette ja punaseks, ikka ei saa aru ning tule eile meile, võta homsed ajalehed kaasa. Meil oli ka vahva komme esmaspäeva hommikuti ringis istuda ja rääkida, mida keegi nädalavahetustel tegi. Loodame, et jätkate seda tavaga oma praeguse klassiga, et nad tunneksid sama, mida tundsime meie. Me oleme üks suur pere. Aitäh! Kallis õpetaja Proosa. Kahju, et olite meie klassijuhataja vaid aastakese, kuid ka selle lühikese aja jooksul õpetasite meile palju. Aga ega teiega mingit nalja ei olnud. Olite üllatavalt range niivõrd noore ja kauni õpetaja kohta. Aga just seda oligi vaja, et vedada meid läbi meie esimese teismea aasta. Aga ka meie suutsime teid üllatada. Loodetavasti mäletate ka pensionieas, kuidas tormasite klassi, arvates, et Matit kiusatakse, kuid tegelikult ootas teid ees klassitäis õhupalle ja kallistusi. Ning me pole siiani kuulnud, kuidas teile kook maitses. Aitäh! Meie viimane klassijuhataja põhikoolis, õpetaja Musto. Teie olete olnud meie klassiga neil kõige mässumeelsematel aastatel, kuid võime öelda, et olete oma tööga hakkama saanud, sest siin me nüüd oleme, lõpetame 9. klassi. See teekond ei ole olnud kerge. Tihti olete pidanud meid tunnis korrale kutsuma või sobimatu sõnavara eest noomima, kuid muidugi on meil olnud ka kordumatuid seiklusi, nende tipus meie unustamatu rattamatk, kus sai koos nii mängitud kui ka vihma kätte jäädud. Ning arvatavasti pole teie mehe auto bagaasiruumis enne ega pärast nii palju kommi, krõpsu ja šokolaadi olnud. Kuigi järgmine aasta ei ole te enam meie klassijuhataja, loodame, et hoiate siiski meie tegemistel silma peal. Aitäh!
täname ka kõiki meie lapsevanemaid, et nad on aidanud meil pürgida selle ühe eluetapi tippu. Aitäh, emad ja isad, et olete olnud meie kõrval kõik selle aja. Aitäh, et olete aidanud meil ületada raskusi. Aitäh, et olete leidnud meis usku ja lootust. Täname kannatlikkuse, mõistmise ja hoolivuse eest. Tallinnas on mitu valguskooli. No se käärään teille minun kooli. Lapset. Lapset. Ärge olge suvel hilja õues. Siis just pahad mõtted mitmel õues. Ära hüppa võõras kohas vette. Muidu sind ei saagi enam ette. Lapsed. Lapsed. Kui sa teaksid minema siin ära, jäta meelde selle kooliks ära. Meeles pidage ka pedagooge. Meile vahest kutsukommi tooge. Lapsed. Te kuulete veel ühte laulu, Piret Laikre Siit algab tee. Esitab Anett.
on saabunud e-kiri. Head koolilõpetajad, koguge kogemusi, nähke maailma ja püüelge alati enda arendamise poole. Lääne-Virumaa on teie üle uhke. Marko Torm, Lääne-Viru maavanem. Sellega on meie autos lõppenud. Kõigepealt lubame välja minna lõpetajatel. Tundub, et õues vist pildistada ei saa, seega A-klass liigub vasakule poole, B-klass liigub paremale poole õpetajate toette, A-klass aeroobikaruumi ette, seal saate õnnitleda. Aeroobikaruumi ette.